ülesanne, milles on tegemist vektoritega. Kõigepealt kolmnurk ABC on määratud tipuga ja 2 vektoriga. On vaja arvutada ülejäänud tippude koordinaadid, joonestada see kolmnurk, arvutada välja ühe külje pikkus, koostada siin ühe sirgevõrrand ja lõikepunkti koordinaadid x-teljega ja lõpuks ka veel ümberringjoone võrrand. Oi, kui palju on siin tegemist. Õpilane on kolmnurga valmis teinud ja midagi välja arvutanud ja siis on kurtnud, et ei oska teha, kuidas koostada sirgevõrrandit. Kas x-telje lõikepunkti koordinaadid pead arvutama või jooniselt lugema, kuidas koostada ümberringjoone võrrandit. Nüüd hakkame otsima vastuseid nendele küsimustele. Kõigepealt oleks mõistlik siin tekitada koordinaatteljastik. Teeks selle kuskile siia. Nii, kuidas see tuleb, enam-vähem otse. Nii ja siia siis ka rõhtne joon. Ja nüüd tähistused juurde. See on natukene jämedam siis. Y-telg ja X-telg ja koordinaatteljastik on 0 punkt ehk origin. Vaatame, siin läheb 5 välja, siis võikski kuidagi niimoodi ära jagada need, aga see on vektori koordinaadid. Hea küll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mahtus mul ära siin praegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kindlasti on ruudulisel paberil seda hulga lihtsam teha. Nii, üks tipp on see, mille me saame kohe paika panna. Kohal -2 ja see on -1 siin. 1 on siin. Nii, -2 ja 1 on siin. See on punkt A. Selline punkt. Ja nüüd on vektorid A-st B-ni on -2 ja 3. Kuidas see vektori koordinaate üldse arvutati? See -2, selle me saime niimoodi, et see on x-i koordinaat. Eks lõppkoordinaadist lahutasime algkoordinaadi, mis oli -2. Ehk siis x miinus -2 on -2. X pluss 2 on -2. Seega x on -4, jah? X on -4. -4. Ja mis on y? Me peame y-ist lahutama 1, et saada 3, seega y-1 on 3, y on siis 3 pluss 1, 4, y on 4. 3, 4. Siit me näeme, et see punkt tuleb siia. See on B. Ja nüüd me saame siia vahele tõmmata joone ka ära. Nii, AB siis oli 2 ühikut vasakule ja 3 ühikut üles. Ja nüüd edasi BC. B koordinaadid on meil teada, -4 ja 4. Nüüd -4-st 5-ni ehk x
miinus miinus 4 võrdub 5, x pluss 4 võrdub 5, x võrdub 1. Nii, siin siis on x ja kus tuleb y, 4 oli b y koordinaat, seega y miinus 4 võrdub 0, y on 4. Siia saame c. Ja nüüd me saame selle kolmnurga ära tõmmata siia. Niimoodi ja niimoodi. Selline kolmnurk. Ja küll ma teen selle joone siis ka jämedama. Nüüd on see kolmnurk ABC siia visandatud. Tuleb arvutada tippude B ja C koordinaadid. Ahaa, no seda ma just tegin. B koordinaadid sain miinus 4 ja 4 ja C koordinaadid sain 1 ja 4. Nii, esimene osa on tehtud. Kui nüüd võrdlen seda õpilase joonisega, siis need on ju drastiliselt erinevad. Ta on A pannud õigesti, aga B on tal hoopis 4. veerandis. Üks huvitav muidugi teada, kuidas ta selle sai sinna. Siin on natukene arvutusi ka. B võrdub AB pluss A. Mis see nüüd siis võiks tähendada? On suhteliselt keeruline süübida. Arvutage külje AC pikkus. Nii, AC on see diagonaalne külg siin. Selle pikkus. See oleks nagu täisnurkse kolmnurga hüpotenuus. Siin me saame kasutada Pythagorase teoreemi, et me võime siia põhimõtteliselt mingisuguse abikolmnurga tekitada. Abikolmnurk siis siia ja siia. Ja siia ma märgin ära ka, et meil on siin täisnurk. Nii, nüüd, et selle hüpotenuusi pikkus kätte saada, on meil vaja kaatetid ruutu võtta, kokku liita ja siis veel ruutjuur võtta. Selle alumise kaateti pikkus on -2-st 1-ni. Ehk 1 miinus 2 on kokku 3 ühikut. No, kirjutan siia ära. See on 3 ühikut. Ja vertikaalse kaateti pikkus on 1-st 4-ni, 4 miinus 1 on ka 3. Vaat kui huvitav. Seega siis nüüd AC pikkus, kirjutan selle siia, AC pikkus võrdub, see on siis 3 ruut pluss 3 ruut ja sellest ruutjuur. 9 pluss 9 on 18, ruutjuur 18, ruutjuur 2 korda 9 ehk 3 korda ruutjuur 2. No, saime siia selle pikkuseks 3 ruutjuur 2. Noh, ruutjuur 2 on 1 koma midagi. Ja kui me selle 3-ga korrutame, see on 3 koma midagi. Noh, tundub, et on õige. 3. ülesanne. Koostage punkte. Mis õpilane pikkuseks sai siin kõigepealt? Ruutjuur. Kas see on 4 või? 4 pluss 9. Ikkagi ruutjuur 8. Õpilane sai vist õige asja ikkagi kätte. Selle pikkuse. Ja nüüd on vaja koostada punkte A ja C läbiva sirge võrrand.
ning leida selle sirge ja X-teelje lõikepunkti koordinaadid. Kõigepealt siis sirge võrrand, tõmban siia ka mingisuguse õhema sirge. No näiteks niimoodi võiks enam-vähem olla. Teisele poole ka siis. See on mingi sirge. Täitsa sirge kohe. Ja selle võrrand on nüüd vaja koostada. 2 punkti on teada. Kuidas see siis käis niimoodi, kas see oli siis Y2 miinus Y1 jagatud Y miinus Y1 ja sama X-idega. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis äkki see niimoodi oligi. Aga meil on siin abiks ka tõus. See sirge on selline funktsioon nagu, kuhu nüüd kadus see? Nii, sirge on selline, siin on lihtsalt nii väikseks jäänud. Sirge on ju lineaarse funktsiooni graafik. Ja lineaarsed funktsioonid on meil kujul Y võrdub A korda X pluss B. Selle A me saame väga lihtsasti kätte siit. A on selle sirge tõus, ehk siis antud juhul 1, A on 1. Nii, seega Y võrdub 1 korda X. Ja nüüd on vaja lihtsalt teada, kui palju ta on sellest X-teljest kõrgemal. 1, 2, 3 pluss 3. Ja saimegi kätte selle sirge võrrandi. Ehk siis see on Y võrdub X pluss 3. No võime siin kontrollida, et kui X on 0, siis Y on 3, kui Y on 0, siis X on miinus 3, kas on nii või? Jah, on küll. Nii et sirge võrrand on ka olemas. Ja nüüd on vaja leida selle sirge ja X-telje lõikepunkti koordinaadid. No seal, kus ta X-telje lõikab, seal on ju Y0. Meil on vaja siin seda punkti, aga selle punkti koordinaadid on meil nüüd juba ju teada. -3 ja 0. Mis veel on vaja teha? 4. ülesanne. Koostage kolmnurga ABC ümber ringjoone võrrand. ABC, et siin ümber oleks siis veel mingisugune ringjoon, no ma ei hakka siia tegema seda. Aga tal peaks olema kuskil mingisugune keskpunkt, mille järgi me saaksime siis raadiuse üldse teada. Ma pean natukene spikerdama, sellepärast et sellist asja nagu kolmnurga ümber ringjoon, ma ei mäletagi, millal ma viimati käsitlesin. Nii, vaatame. Kolmnurga ümber ringjoon. Kolmnurga ümber ringjoone keskpunkt on kolmnurga kõikide külgede keskristsirgete lõikepunkt. Ahhaa. Nii et mul oleks vaja siis teha keskristsirged kõikidele külgedele. Siis sellele küljele ja sellele küljele ja sellele küljele. No kõige lihtsam, kust võiks siis alustada, oleks rõhtne, no näiteks kolmnurga alus, BC. Selle keskpunkt on vaja leida. Liidame kokku X-telje koordinaadid -4 ja 1. Saame -3 ja -3 2 on -1,5. Kuskil
kuskil siin on selle keskpunkt siis. Nii, see asi. Ja kui me siia nüüd tõmbaksime joone ülevalt alla, siis oleks ju täitsa tore. Nii, proovin selle nüüd võimalikult sirge ka saada. Sirge peaks ju olema sirge. No, nii, ja üles ka. Nii, üks keskrist sirge on olemas. Ja selle võrrand, milline võiks olla selle võrrand, sest mul on selline tunne, et seda läheb vaja. Selle võrrand on lihtne. X võrdub -1,5. Ja nüüd oleks vähemalt ühte veel vaja. No vaataks näiteks seda siin. Sellepärast, et selle teise pikkus on nii rõve, see 3√2, et ma ei taha seda näppida üldse. Et kasutaks pigem seda teist. Ja vaatame, mis siis, kuhu siin tuleb see. X telge mööda on siis -4-st -2 ehk -3 ja Y telge mööda 1-st 4-ni. No 1 + 4 on 5, ega 2 2,5. 1, 2,5, no kuskil siin ta on. Ja nüüd tuleb siia tõmmata. Oota, kas meil tõesti tekkis siin täisnurk või? Mida iganes. Nüüd tuleb see võimalikult sirgelt siia saada. Vot nii. Ahaa, väga huvitav lõikepunkt tekkis siia otse hüpotenuusile, kui me seda saame hüpotenuusiks nimetada, kui see on täisnurkne kolmnurk. Huvitav, ma saaks ju seda kuidagi kontrollida. Siin on täisnurk, järelikult see on 45 kraadi, see on 45 kraadi, aga järelikult see on ka 45 kraadi. Nii, aga see ei ole ju ometi keskel. Kui ta oleks keskel, et siis ega kas ta peab siis olema keskel või? Saame ju, kas me saame seda kuidagi kontrollida? Millise kalde all see joon siin on? Meil on 4-st 1-ni, siin on 3, jah, ega ta ei ole, jah. Või mida ta ei ole? Selle tõus on 3 jagatud -2 ehk siis -1,5 ja selle tõus on, selle AC tõus on 1. Ja mulle tundub, et nad ikka ei ole risti. Aga milline on siis selle praeguse, selle uue sirge tõus, mille ma nüüd tegin? Seda oleks ju ka vaja nüüd teada. Noh, üldiselt, mida ma enne teadsin, oli see AB lõik. Aga kui läbi A ja B tõmmata sirge, ma kirjutaks kollasega selle siia ära. Läbi A, B tõmmata sirge, siis me saaksime et tõus oleks -1,5 on ju 3 2-ga ja kuhu ta siin nüüd läheb, kui ta läheb siin on see 1 1. Noh, iga 2 ühiku kohta paremale läheb ta 3 ühikut alla.
seega ta läheb siit üheni ja siis läheb 1, 2, 3 kuskile siia. Oot, mis üheni? Tahaks ikkagi selle kollase siia kuskile välja kirjutada, ma kirjutan siia ülesse siis. Kuidas see käiski? x2 minus x1, jah. Võtame bx2. Seega miinus 4 miinus, mis a-koordinaat oli? A-koordinaat oli miinus 2 ja 1. Seega miinus 2. Jagame selle x miinus, kas see oli x2 miinus x1, äkki oli. Ma lihtsalt püüan praegu mälu järgi panna, ei mäleta seda üldse, muidu. Ja ülevalt siis y2 oli 4 ja 1. 4 miinus 1 jagatud y miinus 1-ga. Siis saaks miinus 4 pluss 2 on miinus 2 jagatud x pluss 2-ga. On sama, mis 3 jagatud y miinus 1-ga. Nii, miinus 2 y pluss 2 võrdub 3 x pluss 6. Viiks y-d nüüd paremale. 2 y-d võrdub miinus 3 x miinus 4. Seega y võrdub miinus 1,5 x miinus 2. Okei, vist tegin õigesti. See oleks siis, ma võtan siit selle, kustutan ära ühe asja, mida ma siia kirjutasin selle miinus 1,5 ja kirjutaks siia hoopis asemele terve võrrandi. Nii, kuidas ma seda nüüd siis teha saan niimoodi. Y võrdub miinus 1,5 miinus 2. Noh, jah, niimoodi ta ongi. See on selle kollase võrrand. Aga mul on vaja selle kollasega risti oleva võrrandit. Et saaksid kuskil edasi liikuda. Nii, sellega risti, see tähendab siis seda, et tõus peab olema milline? Nii, et kui tõus oleks 1, siis risti on miinus 1. Mitte miinus 1,5, vaid miinus 1,5 x, jah. Peale natukene kõrvalist abi kasutama siin. Kesk, rist, sirge, võrrand. Kesk, rist, sirge, võrrand. Äkki on natukene abi.
meil ei ole ju tegelikult siin neid, no üks punkt on. Nii. Aga me ei tea ju seda ka, kus ta telgi lõikab. Noh, ümber ringjoone jaoks oleks ikkagi vaja teada raadiust. Ahaa, midagi ma leidsin. Otsitakse ringjoone keskpunkti koordinaate ja raadiust. Selleks asendatakse ringjoone võrrandisse kolmnurga tippude koordinaadid ja saadakse kolmest muutujast koosnev süsteem. Nii, mis siin siis nüüd on? -2,8, ahaa, okei. Ja küll ma tekitan siia siis hoopis sellise süsteemi. Nii, kõigepealt võtame selle punkti, võtame punkti A. X-i koordinaat on -2. Seega -2 miinus A. Ruudus pluss selle Y-koordinaat, mis on 1 miinus B ruudus. Ja see kõik kokku võrdub R ruut. Nüüd B-ga sama asi. -4 miinus A ruudus pluss 4 miinus B ruudus võrdub R ruudus ja lõpuks C, mis on 1 miinus A ruudus pluss 4 miinus
B ruudus võrdub R ruudus. See on võrrandi süsteem. Ja see on nüüd vaja lahendada. Kas meil ongi üldse mingisuguseid keskrissirgeid siin vaja leida, sest meil on 3 muutujat, 3 võrrandit, milles nagu probleem siis oleks. Okei. Mis me saame siia? Kas me saame midagi asendada? Äkki kuskile. Me näeme, et väga sarnased on 4 miinus B ruudus. No, siia peaks siis saama niimoodi teha, et -4 miinus A ruudus võrdub 1 miinus A ruudus. Siit 16 pluss või? Ja 8 korda A pluss A ruut võrdub 1 miinus 2 korda A pluss A ruut. A ruudud koonduvad. 8 pluss 2 on 10 A-d võrdub 1 miinus 16 on miinus 15. Ja siit saame, et A võrdub miinus 1,5. No mis siis edasi saab? Et kui me kasutame neid 2 alumist põhimõtteliselt, mis ma tegin, ma panin need 2 alumist R ruut omavahel võrduma, siis jäid need omavahel ja siit ma sain selle A kätte. Ma peaks uuesti siis panema või? Ma paneks siis esimesse ja teise pigem. Okei, ma teen siia kõrvale. -2 pluss 1,5 ruudus pluss 1 miinus B ruudus R ruut ja -4 pluss 1,5 ruudus pluss 4 miinus B ruut on R ruut. Siit saame jälle R ruudud omavahel võrduma panna. Siis saaks B välja arvutada. -2 pluss 1,5 on -0,5
miinus 1 kahendik ruudus on 1 neljandik. Siia tuleb 0,25 pluss 1 miinus 2 korda b pluss b ruut ja see võrdub miinus 4 pluss 1,5 on miinus 2,5 ruudus on 6,25 pluss 16 miinus 8 korda b pluss b ruut. Nii, b ruudud koonduvad. Miinus 8b võiks siiapoole vasakule tuua 8 miinus 2, siis saame 6b on 6,25 miinus 0,25 on 6. 16 miinus 8, see on b-d, jah. 6 pluss 16 on 22. Ja nüüd 22-st võtame veel ühe maha, saame 21. Ja siit siis b võrdub 21 kuuendikku ehk 7 kahendikku 3,5. Need a ja b on nüüd teada. Nii, ja mis me sellega nüüd siis edasi peale hakkame, kui me saime teada selle, et mis see R-ruut siis oleks. Siia R-ruut võrdub 0,25, jah. Aga mul ei ole ju neid tegelikult vaja välja arvutada kõike. Ja B oli 3,5. 1 miinus 3,5 on miinus 2,5. Seega pluss 6,25 on 6,5. 6 1 kahendik, 13 kahendikku. Aga R on ruuti, ma ei tea, 6,5. Oleks liitmisvõtet kasutanud.
siin nüüd üks teine valem, ma arvan, ma võtan kogu selle asja siit maha, see on parajalt segane asi siin all. Ja me ei jõua sellega ka mitte kuskile. Või jõuaks äkki? Ma ei tea, jah. Liidaks kokku need. Okei, ma teen teise võttega seda. Teise võttega kasutaks sellist valemit nagu x ruut pluss y ruut pluss x pluss f korda y pluss g võrdub 0. Selline valem. Ja nüüd tuleb teha süsteem. Võtame kõigepealt A koordinaadid -2 ja 1. Nii, -2 ruudus on 4. Pluss 1 pluss korda -2 pluss f korda 1 pluss g võrdub 0. Hea küll, esimene olemas. Nüüd B. 16 pluss 16 pluss korda -4 pluss f korda 4 pluss g 0. Ja lõpuks punkt C on 1 pluss 16 pluss korda 1 pluss f korda 4 pluss g võrdub 0. Nüüd on siis selline süsteem. See tuleb nüüd lahendada. Võtaksin nüüd midagi kokku. 5 miinus 2 e-d pluss f pluss g 0. 32 pluss miinus 4 e-d pluss 4 f-i pluss g on 0 ja 17 pluss pluss 4 f-i pluss g on 0. Äkki saaks liitmisvõttega siin kuidagi hakkama. Äkki saaks e-dest lahti, -4 -6 ei saa, f-idest ka ei saa lahti, liitmisvõttega ei saa kuidagi lahti. Viimast saaks muidugi korrutada 6-ga. Või esimest 8-ga, -8-ga. Kui esimest korrutaksime -8-ga läbi kõik, siis me saaksime f-idest lahti ja siis meil oleksid ainult need teised. Aga ma võiks tegelikult samas esimesest ju
asendusvõttega öelda, et G võrdub kaks korda E miinus 5 miinus F. Ja nüüd asendaks selle näiteks viimasesse. Siis saaks sellise asja 17 pluss E pluss 4 korda F, no viimasesse 2 pluss 2 korda E miinus 5 miinus F. Ja eelviimane oli 32 miinus 4 E-d pluss 4 F-i. Ja nüüd see pluss 2 E-d miinus 5 miinus F 0. Nüüd peaks kokku võtma siin neid asju. 17 ja miinus 5 on 12. E-d on 3. Pluss, siin on nüüd 4 F-i, miinus F on pluss 3 F-i. Ja siis rohkem ei olegi, siin võrdub 0-ga ja siin 32 miinus 5 on 27 miinus 4 E-d pluss 2 E-d miinus 2 E-d pluss 3 F-i 0. Nii, ja nüüd otseliitmisega ei saaks. Peaks korrutama näiteks alumise miinus 1-ga läbi. Siis me saaksime 12 pluss 3 E-d pluss 3 F-i 0 ja miinus 27 pluss 2 E-d miinus 3 F-i võrdub 0. Selle saab nüüd kokku võtta. 12 miinus 27 on miinus 15. Nii, pluss 5 E-d. No siit me saame, et 5 E-d on miinus 15. Seega E on 3. E on 3. Nüüd me saame F-i arvutada välja. Lähme suvalisse siia asemele. Et kui meil on 12 pluss 9 on 21, miinus 21 ja miinus 7 saame, et F võrdub miinus 7 ja mis see G võrdub siis 6, miinus 5 on 1, pluss 7 on 8, G võrdub 8. Ja lõpuks tuleb need nüüd kokku panna. Kuhu ma selle siis nüüd veel kirjutan.
Kirjutaks siia kuskile väikselt x ruut pluss y ruut pluss 3 x-i miinus 7 y-it pluss 8 võrdub 0-ga. Ja siin vist ei olnudki vaja midagi muud teha või kas see üldse kuidagi viisi siin klapib? Seda peaks muidugi nüüd ohtralt GeoGebras kontrollima. Ma teengi seda kohe. Siin on mul ees eelmine stereomeetria ülesanne. Aga meil ei ole praegu stereomeetria. Teen lihtsalt uue. Ja panen nüüd samad punktid siia siis. A on -2 ja 1. Nii, saime A. Ja tegelikult, kuna tegemist on geomeetria asjaga, siis võiks jälle vaate siin ära nillida. Kus see nüüd kadus? Aha, siia. No jah. Ma ei saa seda ju kuidagi nihutada. Okei, tegelikult ühe nipiga ma pean selle kõigepealt siia välja saama. Siis ma saan selle suureks teha. Ja siis ma toon ta siia tagasi. Miks ta siin nüüd on? Vaat, õiges kohas. Nüüd ta on mõnusalt suur. Okei, kuhu see -2 ja 1 nüüd kadus, siis miks ma ei näe seda siin? Aha, nüüd tuli. Aga selle jama võiks siis ära kustutada. Ja tegelikult see on A. Ja siis oli meil öeldud vektor AB -2 ja 3. Võite, kas ma saan siia vektor. Niimoodi ei saa, jah, punkti järgi. Selline asi. Niimoodi ei saa. Okei. Siis paneme ikkagi need tipud -4, 4 ja 1, 4. Okei. Ja 1, 4. Ja nüüd on 3 nurk A, B, C. Ütleme siis hulknurk ikkagi. Hulknurk, vaat nii. Ja nüüd on ümber ringjoon vaja teha. Ümber mõõten siin. Okei. Teeme kesk ristsirge. Siin tekkis nüüd hunnik lõike, mis see BC meil on A. Sirge A. See, mis oli ennegi olemas. Ja nüüd on vist sirge C. Ja nüüd me näeme, et see lõikepunkt ei teki ikkagi lõigule BC. Ja nüüd on vaja lõikepunkt, mis need olid F ja G. Saime D. Ja nüüd on vaja veel ühte lõiku. Lõik DB, see on siis raadius.
ehk H ja ringjoon DH. Vot selline. Ja nüüd me näeme ka selle ringjoone võrrandit x pluss 1,5 ruudus pluss y miinus 3,5 ruudus võrdub 6,5. Mingisugused asjad veel, AC pikkus näiteks, kas me selle saame siit kätte? See on B, see on 4,24. 3 korda ruutjuur 2 võib olla küll. Mis veel oli vaja? A ja C läbiva sirge võrrand. A ja C. Ja mis ma sain selleks võrrandiks? Ma sain x pluss 3. Paneme sellega siia siis. Y võrdub x pluss 3. Tõesti nii see on. Selle võiks siis nüüd siia panna ka näiteväärtust. Niimoodi. Nüüd on see ka olemas. B puhul võiks näidata pikkust, täis ja väärtus. Okei. See on selline. Mida veel oli siis vaja? X-teel ja lõikepunkti koordinaadid. Võtame see lõikepunkt siis. Lõikepunkt. Mis see viimane oli? See on mingi... midagi välja. B või? X-telg. Jah. See on E. Ja nüüd me saame E puhul määrata ka koordinaadid. Miinus 3 ja 0. Ja selle me saime ka enne. Ja koostada nüüd ABC ümberringjoone võrrand. Ja nüüd seda tuleb võrrelda. Mis ma sain? X ruut. Ja kui me siia paneksime, saaksime ka X ruut. Siis me saaksime 3x selle järgi. Ja siin on ka 3x. Ja palju vabaliikmeid 2,25 ja ojeerume. Palju on 3,5 ruudus, palju on 35 korda 35. 40 korda 30 1200 ja 1225, 12,25 pluss 2,25 on 14,5 ja 14,5 minus 6,5 on 8 ja siin on ka 8 ja y ruudus, okei, siin ka ja palju y-keit tuleb on -7 ja ma sain täiesti õige asja. Kuule, suurepärane. Jah.